Tarmo Kask, MTÜ Eluterve Märjamaa, olete asutanud selle, et võidelda selle tuuleveskitega, mis on ka teile plaanis sinna rajada. Millised seisud teil seal Märjamaal praegu on? No praegu on olukord selline, et vallas meil on, ütleme, kusagil 60 hiigeltuulikut planeeritud ja ausalt öeldes rahvas on murelik ja kohalikud inimesed on ikkagi vastu, et me oleme MTÜ käima tõmmanud, meil on 7 juhatuse liiget ja nii palju, kui me oleme kohalikega rääkinud, me oleme katnud valla postkastid flaieritega, suhelnud inimestega, kui me seda tegime, ka muudel üritustel oleme käinud mõisates, allikate juures, metsades, kaardistanud neid tuulealasid, siis nii palju, kui me oleme neid inimesi näinud, kõik on vastu. Kõik on vastu. Et üksikud pooldajad muidugi on, enamus neist on ikkagi kas siis maaomanikud või maaomanike lähedased, kes tõenäoliselt loodavad siis mingisuguseid tasusid saada. Aga enamus on vastu ja me oleme ka rahvaalgatuses käivitanud allkirjade kogumise, kus on juba mõne päevaga 500 allkirja kogutud, nii et siin ei ole nagu mingisugune subjektiivne hinnang, et inimesed on vastu, vaid tegelikult ma arvan, ma prognoosin, et need allkirju tuleb veel omajagu. Ja et allkirju on kogutud, kuidas seal vallas on olukord, kas seal on juba ta läbi läinud või mis seisus see nagu üldse see arendus on? No keskkonnamõju hinnangute esimene etapp on meil ja avalik väljapanek valla poolt tuleb siis 17. juuni Vana-Vigales ja Märjamaal ühel ja samal päeval siis. No praegu muidugi vara öelda, et kõikidele planeeringualadele need tuugenid tulevad maksimaalses koguses, seda loomulikult mitte, aga samas oht on, et kui me midagi ei tee ja oleme apaatsed kogukonnana, siis tuleb neid maksimum kogus ja ausalt öeldes siin isiklikult küll ei soovi, et kolisin maale talusse elama suure perega, sooviks rahulikult maal vaikuses ja rahus elada ja ma arvan, et vald peaks ikkagi rahva ja arvamusega arvestama, et selleks need mandaati saanud ei ole, et järgmisteks aastakümneteks meie loodus, elu ja keskkonda, pärandmaastiku kõike täielikult muuta. Et te olete suure perega ja tulite ise siis mujalt sinna päris elama maale, et kus te enne elasite siis, et siis ei olnud ju seda kartust või midagi? Me olime Kose vallas tegelikult ja nüüd me täna näeme, et Kose vallas on väga hästi arengud kujunenud rahva kasuks, kus samamoodi oli ju vastupanu liikumine. Praegu ma näen, et alalhoidlikud ja traditsioonilise ellusuhtumisega konservatiivsed inimesed on ikkagi suutnud plokki panna seal Kose vallas ja eks me üritame Märjamaal sama. Eks see elu näitab, et kuidas valimistel sügisel läheb. Kuidas te suhtute nendes inimesed, kes ütlevad, et te olete nagu oma kodu kaitsel ja siis tuleks ütlema, et see on mingi rändtsirkus, käiakse lihtsalt, ma ei tea, poliitikat ajamas või mingit jama, et tegelikult te ise enda kodu eest võitlete? No muidugi enda kodu eest, et tegelikult ju lihtsam oleks ju, kui midagi ei tee enne, et aga mina isiklikult kutsun seda ikkagi nagu uusküüditamiseks. Et sisuliselt nagu tahetakse sind kodust nagu välja pagendada, et kui kõik nende tuuliku ärimeeste unistused teostuvad, siis ükskõik kus poolt tuul puhub, olen neist ümber piiratud ja peaksin kolima siis ainult kas Kagu-Eestisse elama, et sinna neid ju ei tule, aga ei tahaks nagu rännata kogu aeg, et ma olen ikkagi seda meelt, et Eesti inimesel on oma kohalikul tasandil ikkagi sõnaõigus olemas ja ei peaks nagu meid nagu suruma niimoodi ei riiklikul tasandil ega ka valla tasandil, et